Ameerika Ühendriigid ja Iraan lähenevad siiski piiratud ajutisele kokkuleppele sõja lõpetamiseks. Raamlepingu projekt näeb ette sõjategevuse peatamise, kuid jätab kõige vaieldavamad küsimused, nagu tuumaprogramm, lahendamata. Siiski väidab Donald Trump, et ta on optimistlik ja ütleb, et USA ja Iraan pidasid viimase 24 tunni jooksul, tsiteerin, häid läbirääkimisi. Ja ta avaldas kindlust, et kokkulepe võib sündida juba lähiajal, kuid selle avaliku fassaadi taga peitub hoopis teistsugune reaalsus. Teatatakse, et 50 000 USA sõjaväelast, kes praegu asuvad Lähis-Idas, lennukikandjatel, hävitajatel, ekspeditsioonivägedes, merejalaväes ja lahingulennukitel on praegu viidud lahinguvalmidusse. Ja nad lihtsalt ootavad käsku uuesti rünnata. Mis siis praegu toimub? Kas ollakse lähedal kokkuleppele, vähemalt ajutisele, või on see vaikus enne uut lööki? Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. See aitab kanalit väga palju edasi arendada. Niisiis, Вам за это благодарен. otse praegu. Valge Maja ootab endiselt Iraani vastust üheleheküljelisele vastastikuse mõistmise memorandumile, mille eesmärk on lõpetada sõda ja luua raamistik üksikasjalikumateks tuumaläbirääkimisteks. Alguses teatas Valge Maja, et nad ootavad vastust 48 tunni jooksul, kuid aeg on peaaegu otsas, mistõttu on seal juba vihjatud, et tegelikult enam mingit tähtaega ei ole. Ametnike sõnul soovib Valge Maja saavutada diplomaatilist läbimurret enne Donald Trumpi reisi Hiinasse juba järgmisel reedel. Kui selleks ajaks kokkulepet ei saavutata, võib USA president kaaluda taas sõjalise jõu kasutamist. Üldiselt tahab Trump igal juhul näida vähemalt osalise võitjana Xi Jinpingi ees. Ühe lehekülje pikkune ja 14 punktist koosnev vastastikuse mõistmise memorandum on arutlusel. Trumpi saadikute Steve Witkoffi ja Jared Kushneri ning mitmete Iraani ametnike vahel nii otse kui ka vahendajate kaudu. Muude sätete hulgas näeb kokkulepe ette Iraani kohustuse kehtestada moratoorium. Ajutine moratoorium uraani rikastamisele, USA nõusolek sanktsioonide tühistamiseks ja miljardite dollarite külmutatud Iraani varade vabastamiseks, samuti mõlema poole poolt piirangute kaotamine transiidile läbi Hormuzi. Ajutine moratoorium uraani rikastamisele, kuid sellel sõjal on ka teine osa. Iisrael. On teada, et eelmisel päeval pidas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja tema meeskond mitu telefonikõnet Donald Trumpi ja tema nõunikega, et arutada Ameerika-Iraani läbirääkimisi. Sest Iisraelis ei saada päris hästi aru, mille poole Donald Trump üldse püüab liikuda. Kuid Iisrael näitas nüüd, et tegutseb iseseisvalt. Kolmapäeval korraldas Iisraeli kaitsevägi õhurünnaku Beirutile, mille sihtmärgiks olid 2 kõrgetasemelist Hezbollah komandöri. Ja see oli esimene Iisraeli rünnak Liibanoni pealinnale mitme nädala jooksul, kuigi Trump kinnitas, et Iisrael järgib relvarahu režiimi. Ja nüüd märgivad eksperdid, et uudised selle kohta, et isegi osaline kokkulepe USA ja Iraani vahel võib viia Hormuzi väina taasavamiseni, on juba turge mõjutanud. Eelviige lähenesid maailma hinnad ja aktsiad neljapäeval rekordkõrgetele tasemetele, samal ajal kui nafta hind langes järsult, kuna panustatakse sellele, et tarnehäired võivad leeveneda. Allikad märgivad, et Teheran ja Washington on siiski vähendanud oma ambitsioone kõikehõlmava lahenduse osas, kuna erimeelsused püsivad. Eelviige Iraani tuumaprogrammi osas, sealhulgas tema kõrgelt rikastatud uraanivarude saatuse ja tuumatööde lõpetamise tähtaja suhtes. Ametnike sõnul töötavad nad aga ajutise kokkuleppe kallal, mille eesmärk on vältida konflikti taastumist ja stabiliseerida laevaliiklust Hormuzi väinas. Asi on selles, et Valge Maja pakkus välja struktuuri, mis areneb 3 põhietapis. Sõja ametlik lõpetamine, kriisi lahendamine Hormuzis ja siis 30-päevase läbirääkimise akna avamine laiema kokkuleppe üle peetavateks läbirääkimisteks. Ja siin on Pakistani allikas, kes vahendab läbirääkimisi öelnud, et üheleheküljeline memorandum ametliku konflikti lõpetamise kohta on sõlmimisele lähedal, kuigi poolte vahel on endiselt lahkarvamusi.
aga praegu ei ole eesmärk lahendada kõiki küsimusi korraga. Ei, vaid lihtsalt sõda peatada. Edasi proovida kuidagi kokkuleppele jõuda. See ettepanek lõpetab ametlikult sõja, millest täiemahulised sõjategevused peatati 7. aprillil välja kuulutatud relvarahu režiimiga. Kuid siiski tasub meeles pidada, et see jätab lahendamata USA peamised nõudmised, et Iraan peataks oma tuumaprogrammi ja avaks taas Hormuzi väina. Veel üheks Teherani peamiseks tingimuseks läbirääkimistel Washingtoniga on Iisraeli rünnakute lõpetamine Liibanonis. Kuid nagu ma juba varem ütlesin, ründas Iisrael eelmisel päeval Beiruti, samal ajal kui Donald Trump alustas ilma oma Iisraeli liitlastega kooskõlastamata läbirääkimisi Iraaniga, vähemalt mingisuguse osalise kokkuleppe saavutamiseks. Ja sellist Iisraeli käitumist võib seletada teatud taganemisega. Asi on selles, et memorandumis ei mainita mitmeid võtmenõudmisi, mida Washington varem esitas ja mida Iraan tagasi lükkas. Eelkõige puudutab see raketiprogrammi piiranguid ja toetuse lõpetamist Lähis-Ida proksirühmitustele, sealhulgas Hezbollah'le endale. Ja Iisraeli jaoks on need võib-olla kõige olulisemad küsimused, mis on isegi tähtsamad kui Iraani tuumaprogramm. Kuid ka tuumaprogrammiga on probleeme. Memorandumis ei arutata üldse 450 kilogrammi relvastuskõlblasele tasemele rikastatud uraani saatust, mis on endiselt Iraani käes. Teisest küljest on Iraan samuti peemendanud oma seisukohta läbirääkimiste suhtes ameeriklastega ning seetõttu ei nõua Teheran enam blokaadi lõpetamist dialoogi alustamise tingimusena. Selle asemel pakub Iraan arutada samaaegselt Hormuzi väina avamist, Iraanile antavaid julgeolekugarantiisid ja oma tuumaprogrammi. Aga tundub, et Trumpi leeris ollakse tõesti valmis sõtta naasma, kui ka seekord tehing nurjub. Sest New York Times kirjutab, et Trump saatis umbes 50 000 sõjaväelast sõtta Iraani vastu, saates nad lennukikandjatel, hävitajatel, ekspeditsioonivägede koosseisus, merejalaväe üksustes ja lahingulennukitel, seljakottides langevarjud ja ellujäämiskomplektid. Nad kõik said osaks Donald Trumpi välja kuulutatud missioonist Iraani vastu, mille ta sõnade kohaselt kuulutas välja rakettide hävitamiseks ja nende raketitööstuse maa pealt pühkimiseks. Kuid nagu te teate, sellist operatsiooni lõpuks ei toimunudki. Aga nüüd teatatakse, et Ameerika sõjavägi on piirkonnas lahinguvalmiduses, samal ajal kui Valge Maja annab vastuolulisi signaale sõjategevuse staatuse kohta. Näiteks välisminister Marco Rubio teatas, et operatsioon Eepiline raev on lõppenud. Kõik. USA kaitseminister Pete Hegseth selgitas, et peamised jõupingutused suunati peagi selleks, et aidata laevadel läbida Hormuzi väina. Kuigi Trump täpsustas hiljem, et isegi need jõupingutused peatati lõpuks. Aga mis on oluline? Väed seisavad paigal ja nad on just lahinguvalmiduses. Siinkohal jätan mõtte lahtiseks. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laikida. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, olen teile selle eest tänulik. Seda saab teha tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Valige endale sobivaim viis. Olen tänulik teie toetuse eest. Või kasutage oma ekraanil olevat QR-koodi. See on kõige lihtsam viis selle kanali tööd toetada. Ja liituge minu Telegrami kanaliga Pechi News. Link sellele on samuti selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head kõigile.